Tere pärastlõunat kõigile. Livenis alustab oma webinaridega koos siis 12 kuu tulemustega, mis me täna avalikustasime. Webinarid saavad siis meil toimuma iga kord pärast tulemuste avaldamist. Need webinarid on ka siis hiljem leitavad ja järelvaadatavad meie kodulehel investori rubriigis, kuhu nad siis varsti ilmuvad. Ja ma loodan, et meie ettekanne ise on umbes 25 minutit ja pärast seda on küsimused-vastused teie poolt ja need ka, mis on varem ette saadetud. Kõigil, kellel on huvi või soov küsimust küsida, siis selleks palun kasutage võimalust, et see paremale poole alla saate klikkida ja siis avaneb selline menüü, kus küsimused-vastused ja sealt saate oma küsimusi jätta. Ja täna siis mina, Aleksander Laur, otse esimees, tegevjuht ja minu koos on siin Joonas Joostmine, finantsjuht. Tervist. Hästi. Siis Lianist hästi põgusalt 2 sõna, kes esimest korda liituvad, et peamiselt tegutseme Tallinnas, meil on esimene arendus ka Berliinis, kus kohe alustame ehitustegevusega. Kokku oleme müünud siis oma 10 tegevtusaasta jooksul 800 korterit, üleantud 800 korterit kokku 14 erinevas projektis. Eelmisel aastal siis kuulutati meil ka kõige parema mainega Eesti kinnisvararendajaks Hunter Emor poolt, kes 4-5 aastat seda uuringut teeb. Ja mis meid eristab või millest me loodame siis konkurentsist eristuda, ennekõike on meie siis läbinud kontseptsioonid, planeeringud ja võimalikult paljude valikute andmine klientidele. Võib öelda mass kostumiseerimine või massidesse sellise paindlikkuse toomine. Neid kodusid saab kujundada või oma käe järgi koos meie sisearhitektidega. Hetkel on meil siis 11 projekti käimas erinevates staadiumites, kus on ligi 114 000 ruutmeetrit ja 1400 korteriühikut. Ja pealised näitajad, siis eelmise aasta näitajad, et parema tulbaga, vasakpoolse tulbaga me ei ole rahul, parempoolse tulbaga oleme väga rahul. Põgusad kommentaarid, et müügikäive oli 27,3 miljonit ja see oli paljuski määratud juba eelmiste aastate otsuste või ehitusalgustega ja müükidega. Seda me väga palju paremini oleks võimalik teha, maksimum oli seal natuke 30-35 kandis, mis teoreetiliselt oleks olnud võimalik kõik oma ladu tühjaks müüa kõik korterid. Aga me üldiselt saime hästi müügiga hakkama. Ja kasumlikkus on ka väga selgelt mõõdetud sellega, et kui palju nende ehitusalgused üldse siis oli ja mis siis on võimalik sellise mahu puhul saavutada. See maht iseenesest ei ole nagu meie organisatsioonile piisav, aga arvestades tsüklite turgu, kus me oleme, siis see oli see reaalsus. Ja samamoodi, eks rentaabus ka sellega selgelt seotud. Ja siis näitaja, mida kui me räägime omakapitali määrast, siis me oleme seda kohandanud või eemaldanud enda jaoks siis ehituslaenud, mis on väga hüplikud, et vahetult enne, kui mõni suur ehitusprojekt valmis saab, siis laenude maht võib väga kõrgeks minna hetkeliselt, aga kohe pärast üleandmist uuesti allapoole tulla. Seepärast me ise jälgime seda määra, siis, mis on siis ehituslaenud, on sellest arvestust välja võetud. Ja ka omakapitali määr on madalam kui meie sisemine eesmärk. Näeme lähiaega selle paranemist koos turumuutusega ja meiega mahtu muutusega, millest me järgmised slaididel ka kergelt peatame. Eelmisel aastal siis kokku tegime uusi võlaõiguslikke lepinguid 129, 2 korda rohkem kui aasta varem ja oluliselt saime ka paremaks meie müügi tagasiside, mis eelmisel aastal oli väga madal, paljuski natuke seotud selle inflatsioonikriisi ja tarnekriisidega, kus meil paljud ehitused hilinesid ja raske oli ka tagada seda sama kvaliteeti ehitusbuumi situatsioonis, mis meie enda latt on. Ja pikka aega oli meil number 2 mainekust kinnisvararändaja peale Merkot ja siis esimest korda ühe aasta oleme ka jaganud ametlikult seda esikohta Merkoga, siis eelmine aasta kuulutus Hunter Emor ja Liveni kõige mainekamaks kinnisvararendajaks.
ja oleme ka ühe uue krundi ostsime eelmine aasta kokku 72 koduga ja see asub Nõmmel. Kuidas siis 24 müügitulu meil kujunes, et võimalik oli kokku üle anda 110 elu- ja äripinda, see oli nagu maksimaalne, aga me tegime sellest maksimaalsest 84. Aasta algus meil oli 67 valmis müümata kodu, et meil kunagi nii palju neid pole olnud ja meil oli üpris suur koorem, millega tulla, millega aastat alustada. Valmis kodu, mis on müümata, meil on kulu. Ja aasta jooksul müüsime 53. Et uuel aastal läheme väga palju paremas positsioonis vastu. Siis müügitulu oli kokku 27 miljonit eurot. Teoreetiline maksimum natuke 30, mis oleks saanud teha. Ja kui me aastal vastu tulime eelmine aasta alguses, siis meil oli nagu üleminevaid lepinguid 10 miljoni euro mahus. Nii et siis sellest 27 oli juba 10 lepingutega kaetud. See näitaja alanud aastasse on oluliselt parem. Seda siis hiljem räägin. Ja siis aasta jooksul kokku sõlmisime 42 miljoni euro mahus lepinguid. Eks tegime uusi võrdlusega lepinguid. Osaliseks olid eelmise aasta müügitulu mõõtsid ja suuremas osas tegelikult alanud aasta müügitulu. Ja olulised sündmused, et Regati projektiga alustamine, mis on meie signatuurprojekt, suvi on kõrge, mis on väga paljude tallinlaste jaoks parim asukoht linnas. Iseära projektis algasid mitmed uued etapid, mis on ka natukene selline konkurentsist kuidagi mitte nii palju mõjutatud, et oma unikaalsuse poolest ja oma olemise poolest. Edukus rohevõlakirjade emissioon, Kalda 5 kinnistu seotus, soetus ja ka arhitektuuri konkursiõppes ja planeeringutes ja projektides olulisemad sündmused olid 2 detailplaneeringu vastuvõtmine. Kadaka tee 88, kus on üle 400 vihiku, sinna ei laekunud ka mitte ühtegi märkust või vastulauset üheltki naabrist, nii et see liigub jõudsalt kehtestamise poole. Juhkendali 48 puhul me valitsuse saime ja seisukohti naabritelt, nii et seal toimub menetlus riigi, ei teagi, mis see uue ameti nimi on, aga riigi siis Rahandusministeerium, vanasti Rahandusministeerium seda tegi. Aga tõesti suudame ka seal jõuda kehtestamiseni sel aastal. Ja firmalises 3, siis me saime ehitusõiguse läbi projekteerimistingimuste väljastamise ja valmistumine müügiks ehituseks. Kadaka tee 88 tegime juba arhitektuuri konkurssi ära ja alustame projekteerimisega ja Lõuslangi projektis siis alustasime järgmine etapp eelmüügi. Berliinis algas projekti müük ja ka siis salongi avamine. Et Berliini salong on selline minikoopia sellest, mis meil Tallinnas on. Seda kontseptsiooni ja seda strateegiat me katsusime sama rakendada seal. Ja muidugi siis varasemal aastal valmis kodude müük ja ühtlasi võime ka olla rahul oma müügitulemusega, olgugi, et turg oli oluliselt vaiksem ja madalam, kui nad oli eelmistel aastatel, siis Limendi turuosa suurenes märgatavalt. Kui meie eelmistel aastatel oli turuosa seal 6,7% kandis, siis sel eelmisel aastal oli meie turuosa 10% kandis, kui lähtudes siis Citify andmetest, kes siis kogub seda statistikat või seda statistikat teeb. Ja sellega me olime siis tegelikult Suur-Tallinna piirkonnas kõige suurema turuosaga arendaja. Meie Nõmme projekt, kui seal tegime arhitektuuri konkurssi, väiksed majad, võitis Sumi ja arhitektuuribüroo. Ja ka arhitektuuri konkursi tulemus siis Kadaka tee 88, see, mis planeeringime eelmine aasta sai vastu võetud ja praegu liigub see jõudselt kehtestamise poole, et selle võitis siis pluss arhitektid. Sinna tuleb kokku üle 400 liit. Turust. Turg on olnud väga stabiilselt madal. Et kui seda graafikus vaadates kõik pidevad jooned, need 3 pidevat joont, need näitavad hindu ja tehingute arvu, pakkumiste arvu näitavad punktiirid. Et kui vaadata need 3 pidevat joont, siis kõige kõrgem sellest on uusarenduste pakkumishind. See on küll tasapisi tõusnud, aga see pakkumishind
et võib-olla suurem osa tõusust on sellepärast, et soodsamaid projekte on rohkem ära ostetud ja kallimaid on alles jäetud ja juurde tulnud. Siis on meil keskmine joon on KV.ee korterite ruutmeetri hind, mis on püsinud 22 aasta keskpaigast väga samas kohas, et väikeste kõikumistega. Ja siis see kõige alumine joon on siis tegelikult tehinguhinnad Tallinnas Maa-ameti andmetel ja ka seal on püsinud väikeste selliste statistiliste kõikumistega, et seal detsembris uusarendused mõjutavad rohkem, see on üles läinud ja jaanuaris jälle alla tulnud. Aga tegelikult on ta püsinud see 3000 peal juba mitu aastat. Küll aga on muutusid olnud suured pakkumise poole peal, et kõige ülemine joon näitab siis KV.ee korterite pakkumist Tallinnas, mis siin eelmine aasta vahepeal hakkas väga kiiresti suurenema ja tegi ka natuke muret meile, et kas millist mõju see turule kuidas see turgu mõjutab, siis väga ei mõjutanud ja nüüd see pakkumine natuke alla uuesti tuleb. See 5400 peale. Uusarenduste jääk on väga kõrge, et arvan, et võib-olla meil ei ole head andmebaasi selle kohta, mis toimus siis enne, ütleme siis nagu 2008-2009, aga need andmed, mis meil on, siis selle põhjal öelda, et ajaloo kõige kõrgemal tasemel, küll mis ei ole väga palju erinev sellest, mis ta oli enne koroona kriisi. Nii et midagi liiga hullu ka ei ole. Küll aga selline pakkumise maht annab alustada oodata, et hinnad ei tõuse või tõuseb väga vähe pakkumisest nii palju. Viimane näitab tehingute arvu Tallinnas, mis on püsinud väga stabiilne kogu läbi selle kriisi, et seal mingit suurt langust ei ole toimunud, tehingud tehakse. Küll uusarendustega oluliselt vähem kui enne, aga järelturg toimib paremini. Ja uusarenduste turg Tallinnas, et see punane selgelt näitab, et on suurenenud märgatavalt siis valmiskorterite ladu, et palju on valmis korterid pakkumises. Ta on stabiliseerunud 2004 aasta keskpaigast ja umbes sinna paika jäänud ja sama siis ka kogu pakkumine. Et seda nagu lisapakkumist on natuke rohkem julgunud äärelinn Tallinnas sees paigad ja hinnad väga stabiilselt pikka. Nii et jätkuvalt nõudlust me mõjutavad madal kindlustunne, Euribori tõus muidugi toetab, et tehingud jälle rohkem oleks. Reaalpangad kui kasvavad, samas maksud ka suurenevad, et palju on märke sellised, mis tegelikult annaks alust arvata, et kui hinnad ei tõuse, et siis tehingute arv vähemalt hakkab suurenema. Ja me näeme ka seda enda siis müügistatistikast. Seal on näeme nädala suhtarv, et see 1,5–2% on see, kus vahel me tahaks olla ja on näha ka siis, et see viimane pool aasta, see keskmine enam-vähem sinna on ka tulnud või sinna alumise piiri lähedal. Et arvestades oma pakkumist arvu, siis me oleme selle müügiga üks rahunud ja loodame, et see ka jätkub aastal 2025. Arendusportfellis suuri muudatus ei ole peale selle, et lisandus kalda 5 projekt sinna. Ehitusajad seal korrigeeruvad pidevalt natukene kogu aeg, et millal mõni algab ja millal load saadakse. Järgnevasteks aastateks me oleme üpris hästi arendusportfelliga ja tööga kaetud. Kui turg toetab, siis on mahtu kõvasti teha ja kinnistute strateegias me rohkem vaatame siis nende maatükkide peale, kus ehituse võiks alustada aastal 27 ja 28. Kahtlemata mõned projektid ilmselt viibivad ja lükkuvad edasi ja jõuavad nendesse aastatesse ka, aga see on meie põhifookus, kui me uusi oste teeme. Meie Uus-Meremaa projekt, mis lõppes eelmine aasta, üksikud korterid on, kaks viimast korterit on veel müüa, aga üks väike sisavaade elaniku koju. Ja numbritest. Ja, räägin võib-olla siis paari sõnaga lõppenud aasta auditeerimata tulemustest. Kuna eelkõige asjaõiguslepinguid tegime varasematest aastatest vähem, siis seetõttu ka müügitulu jäi 8,5 miljoni euro mahus madalamaks kui möödunud aastal. Brutokasum võrreldes eelmise aastaga küll tõusis, aga brutokasumi marginaal on jätkuvalt madalamal
kui ta oli varasematel aastatel. Turustuse üldhalduskulud panustasid päris tugevalt selle aasta kulude kasvu ja avaldasid negatiivset mõju kasumile. Turustuskulud osalt on seotud eelkõige nende müükidega, mida me hakkame üle andma just järgmistel aastatel. Samuti muidugi mõjutas brutotulemust mitmes projektis varasemalt eelarvestatud kasumlikkuse vähenemine. Ja üldine kuluinflatsioon samuti avaldas tulemustele mõju. Muude äritulude all positiivse mõjuga on meil väike Tallinna projekti äripinna õiglase väärtuse muutusest tulenev kasum. Et alates käesoleva aasta teisest kvartalist oleme siis kajastanud välja üüritud pinda kinnisvara investeeringuna ja aasta lõpuks on kogunenud piisavalt ajalugu, et hinnata varude väärtust või kinnisvara investeeringu väärtust õiglase väärtuse üle. Finantskulude all kajastuvad eelkõige emiteeritud rohevõlakirjade intressikulud. Tehnilise ääremärkusena täpsustan juurde, et võlakirja vahendeid kasutame projektides sarnaselt teiste projektis olevate kapitaliseeritavate kuludega on tegelikult ka siis piltlikult öeldes brutokasum sama mahu võrra kõrgem. Nüüd jah, finantstulud ja kulud, mis meil praktiliselt eelmistel aastatel puudusid, siis need on praegu 570 000, aga selle võrra meil on brutokasumlikkus parem. Nii et kogu mõju ta sisuliselt ei ole, kui on seda raha võrra. Tülis ka positiivne, sest see intress on madalam kui analoogsetel laen. Et mõte või sõnum on see, et meie tulemus ei ole oluliselt negatiivselt mõjutatud rahavõladekirjade emiteerimisest. Ja kui vaadata veel detailsemalt kvartaalset aruannet, siis kodusid andsime üle sarnases mahus natuke vähem kui 2 eelneval kvartalil, aga oluliselt madalamas mahus kui aasta tagasi. Müügituluks kujunes 8,2 miljonit eurot. Nagu ma enne mainisin, siis projektide eelarvestatud kasumlikkuse langus võrreldes varasema eeldusega on mõjutanud negatiivselt siis müüdud kaupade kulu ja seeläbi ka brutokasumit. Nii-öelda piltlikult öeldes tagantjärgi tarkusena võiks siis öelda, et sisu poolest varasemate kvartalite marginaalsus oleks siis võinud olla justkui madalam ja selle kvartali oma sellega kõrgem. Turustus üldhalduskulud samuti suure hüppega, suhteliselt suure hüppega võrreldes eelneva kvartaliga. Täpsustan siinkohal, et üle poole kulutõusust on pigem ühekordse iseloomuga, et see 865 000 ei ole täies mahus uus normaalne tase. Aga tõsi ta on, et üldine kuluinflatsioon sellele numbrile samuti mõju avaldab. Muud äritulud all, nagu varemalt rääkisin, siis kinnisvara investeeringu väärtuse muutus ja lõppkokkuvõttes siis kvartali tulemus puhas kahjumi näol siis 78 000 eurot. Vaadata aasta peale finantsseisundi võtmenäitajaid peamisi suhtarve, siis varade maht on kasvanud ligi 10 miljoni euro mahus, laenukohustuste maht 9 miljoni euro mahus.
suurenemine on, varade mahus on suurenemine tulnud eelkõige ehituses olevate projektide kaudu, Relati ja Isera eelkõige, kus siis ehituses olevad kulud kuni valmimiseni on kapitaliseeritud varude koosseisus. Lõppenud projektid, kus ehitus on lõppenud ja olen varusid korterid üle andnud, siis nendes projektides on siis varude maht aasta jooksul vähenenud. Laenukohustuste poole pealt 8,8 miljonist eurost suurenemisest suure osa on andnud võlakirjade emissioon 6,2 miljonit eurot ja on ka mõningaid muid arendusega seotud laene, mis on sellesse panustanud. Üldise tendentsina võib öelda, et investorlaenude osakaalud on vähenenud ja avalikult kaadetud võlakirjade osakaal võlakirjade näol on suurenenud. Võib-olla Andara teeks ka 25 aasta väljavaatest, et enne kui siis küsimuste vastu lähme. Et keskkond on väljakutsuste ja riskide rohke, aga on palju asju, mis ilmselt jäävad nagu on, et nad ei halvenda enam olukorda, vaid pigem on rohkem neid märke, mis parandavad. Esiteks, hinnad on püsinud pikka aega paigal ja palgad on tõusnud juba mitu aastat. Ja nüüd, kui Euribori langusega, siis kinnisvara muutub taas kättesaadavaks või see kättesaadavus läheneb väga kiiresti sellele, mis ta oli enne koroonat ja enne inflatsioonikriisi. Kui siis oluliselt jätkame siis eelmüükidega, uute projektidega, uute etappidega, et kui meie müügi, me läheme aastane vastu üpris juba suure kindlustatud müügituluga, et meil on 31 miljoni euro eest juba lepingud sõlmitud nendesse projektidesse, mis siis käesoleval aastal lõpevad. Maksimaalselt on meil võimalik üle anda 194 eluväripinda, mida on siis umbes maksimaalselt 75 miljoni eurose müügimahu juures, siis natuke alla poole 30 miljoni euro eest on juba need lepingud tehtud. Et me ei arva, et me seda maksimumi ära teeme, see ei ole tõenäoline, aga 55 miljonit julgeme prognoosida küll müügituluks. Ja see ei eelda, et turuolukord nüüd oluliselt paraneks pigem, et ta jääb selliseks nagu aastal 2024 oli, et paranedes ehk on võimalik seda numbrit, ka meil parandades see käib numbrit. Esimeses kvartalis meil midagi valmimas ei ole ja enam üleandmisi sai tehtud ka aasta lõpus nendes projektides, kus midagi oli. Mõned üksikul on muidugi, aga märgatavat tüüpe esimeses kvartalis oodata ei ole. Valmides hakkavad teises ja kolmandas kvartalis kestavad ka neljandas edasi. Ja jõuamegi küsimuste juurde, et küsimused on siia samasse laekunud. Hakkan nendest pihta ja siis vaatame, mis eelnevalt. Et esimene on siis meie Saksa projekti kohta, et kas tänaseks on juba esimesed eelmüügid sõlmitud ja millisel määral on projekti riskid teie jaoks muutunud Saksa nõrga majanduse ja kasvava töötuse taustal ja mis konkurentseeris selle projekti puhul on. Et eelmüügilepingud ei ole sõlmitud. Me alustame üldiselt, me ei suuda ka sõlmida samasugused eelmüügilepinguid, nagu me Eestis teeme või see on natuke keerulisem. Et seal meil peab olema oluliselt rohkem infot, peavad olema ka tehtud korteriomandid, et Eestis tavaliselt korteriomandid tehakse vahet enne valmimist, seal on korteriomandid vaja moodustada enne, need asjad natuke võtavad rohkem aega. Ja ütlesid näiteks, et kliendid ootavad, et on olemas ka haldusfirmade lepingud sealsamas kaustade vahel ja kõik muud ka, et nad väga täpselt teavad, millised kulud neid ees ootavad. Ja siis sõlmitakse notariaalsed lepingud. Meil on huvi, meil on palju kohtumisi, natukene on see ära ootavad seisukohta, et kas me ikka alustame ehitusega, et väga palju on seal arendajaid, kelle vahepeal arendused seisma lausa ja ka on palju neid, kes siis tahavad alustada, aga ei ole suutnud erinevatel põhjustel. Et sellist nagu ära ootavat on ja kolmas võib-olla suurem põhjus, miks
mis me tunneme, et müügi raskeks on siis see kogu see finantseerimise kohalik praktika, kus kliendid siis finantseerivad ehitust maksetega, sissemaksetega ehitusperioodil ja selleks nad tihti kasutavad laenu, sõlmivad laenulepingu sel hetkel, kui nad ostavad. Aga kui nad täna sõlmivad seda laenulepingut langevate intresside tingimustes, siis Saksamaal on tavaks kas 5 või 10 aastaks Euribor fikseerida või fikseeritud intressiga neid laene võtta. Et sellist ujuvat on väga vähe või üldiselt ei kasutata. Nii et oleks ära ootava seisukohal, et mul on täna mõtet ikkagi otsustada, et ma otsustaks nii viimase hetkel kui võimalik, et siis ma saan parema intressi, mis on 5 või 10 aastaks. Aga huvi on kõrge ja ma usun, et meil selles osas see ei ole meie peamine takistus. Küsimus teine pool oli siis, et üldine majanduse olukord. Jah, muidugi see meid mõjutab selles mõttes, et mida parem on olukord majanduses, seda suurem tõenäosus, et kinnisvara läheb ka hästi. Aga ma arvan, need reeglid on kõige samad, kes seal turul praegu tegutsevad ja üldiselt linn on kasvav. Viimased prognoosid või erinevate linnade kohta viimased näited on ka see, et hinnad on seal hakanud vaikselt kasvama, seal toimus hindades langus ja enamus suuremates linnades on nüüd juba väike taastumine ja väike hindade kasv ja tehingute arvu kasv. Nii et suures pildis seal turul läheb paremaks hetkel, mitte halvemaks kaardastades seda olukorda, mis Saksamaa majandus toimub. Ja mis meie konkurentsieelis on? Üldiselt me üritame seda tööd ärimudelit realiseerida, mis me Eestis teeme, et meie konkurentsieelised oleks mitte projektipõhised, vaid projektiülesed. Aga seal proovime kaasata kliente ja proovime pakkuda palju disainivalikuid, pakkuda võimalust korteri planeeringus kaasa rääkida ja viimstusvalikus kaasa rääkida, et seda konkurentsieelist luua igale projektile projektiüleselt. Et see on meie peamine fookus. Aga projektil on ka peavad olema alati omad müügiargumendid, millega välja tulla ja seal on energiaefektiivsus ja mitte gaasikütte kasutamine, vaid õhksoojuspumba kasutamine. Selles piirkonnas enamus majadel ei ole lubatud parkla teha, aga teatud ajaloolise tausta kohta oli võimalik sinna parkimist pakkuda, kus osadel inimestel on oluline, paljudele seal linnas mitte, aga kindlasti kuna ümberkaudsete majadel seda ei ole, siis see on konkurentsieelis. Ja ma arvan, meie korterite suurused on natuke väiksemad, kui on turu keskmine, mis seda lõpphinda teeb ka soodsamaks võrreldes paljude Eesti arendajatega. Need välja tooks. Järgmine küsimus on 4. kvartali brutomarginali kohta. Põgusalt Joonas selle peatus. Suur pilt enne, kui brutomarginali juurde minna, on ikkagi mahud, mis me lõppenud aastal tegime, on väiksed. Et kui mahud on suuremad, kui projekte on rohkem, see, mis me eeldame tänast oma organisatsioonilt ja kogu korteri, siis need üksikud võib-olla sellised mõjutajad ühte kvartali tulemust mõjutavad ka vähem. Et seal on erakordsed mõjutajad, mis marginali väiksemaks tegid. Et pigem projekti vaadates või aasta vaadates seda keskmist brutomarginali, siis see on meil, sellega me oleme rahul. Alati läheb rohkem, aga seal ei ole midagi sellist, mida peaks sellise pilguga vaatama, et saadmarginal ka jätkub. Sellist märkame üldiselt ei ole. Et jah, pigem tõesti see 4. kvartali tulemus oma olemuselt rohkem tehnilist laadi. Varusid kanname kuluks eelarvestatud müügitulu ja eelarvestatud kulude järgi ja nendes projektides, kus suur osa korteritest on varasemalt müüdud ning hilisemas etapis selgub, et on toimunud kas siis müügihinna langus mõnevõrra rohkem oli algselt eelarvestatud ja samal ajal ka kulude poolest teatav mõju, et siis lihtsalt annabki efekti sellest ühte kvartalisse, et tõesti sisu poolest on sellist aasta määra õigem vaadata.
Ja veel kord, et tegemist oli ka pindadega, mille müük ja ehitus jäi siis varasematesse aastatesse, kus siis nii-öelda kohati ka marginaalsus oli juba ette võib-olla madalam, kui see meil ajalooliselt ja originaalis äriplaani kohaselt võiks olla. Kui mõelda et need paljude majade ehitused algasid meil aastal 22 võib-olla, siis kui meil ehituskulud buumisid või kasvasid väga kiiresti ja kasvasid ka nendes projektides, kus tegelikult nad olid fikseeritud lepingud, et tuli ikkagi lisatöödega arvestada. Kui palju ühiku? Järgmine küsimus on, et meil oli siis 4. kvartali seisuga 5,7 miljoni eest lõpetatud müümata korterid, seal äripinnad, kui palju need ühikuliselt täna on, mida saaks kohe siis müüa üle anda? 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ühikut koos äripinnad. Jah. Järgmine küsimus, võttes aluseks viimase pool aastat sõlmitud asjaõigused ja milline asjaõiguslepingud AS-i siis? Ma arvan, mulle tundub, ma tõlgendan, et see küsimuse sisu pool võib-olla on mõeldud just võlaõiguslepingut, mitte asjaõiguslepingut, et asjaõigusleping nii-öelda varasemalt sõlmitud võlaõiguslepingu ametlik vormistamine, et see sisuline ostuotsus siis on võlaõiguse lepingu raames. Ma arvan, et see küsimuse sisu siis peegeldabki seda, et kes on täna need koduostjad, kes need otsused teevad. Jah, on need siis esmase koduostjad, investorid, need on koduostjad. Ei saaks öelda, et nad on esmase koduostjad, aga meie kõige tüüp klient ei osta meilt oma esimest kodu, pigem ostab meilt oma teise kodu. Ja need on investorite osakaal kindlasti väiksem, kui ta on olnud keskmiselt eelnevatel aastatel, aga ta on ka ajalooliselt meil olnud alati väiksem võib-olla kui mõnel teisel arendajal. Me pigem oleme alati keskendunud koduostjale ja see on ka siis investorite osakaal väiksem olnud. Järgmine küsimus on, et sarnaselt konkurentidele viitate ka teie oma arvamuses uusarenduste planeeringute venivale bürokraatlikule protsessile. Mis arendajana teie jaoks oluline oleks, mis protsessis peaks muutuma ja mille taha need vajalikud muutused on senimaani jäänud? Ma ei tea, mille taha nad on jäänud, aga see detailsus või jah, ennekõike detailsus, mida üritatakse planeeringutega lahendada, kui palju on seal erinevaid subjektiivseid arvajaid läbi ametnike ja ametkondadel, kes siis esitavad oma mõtteid või nõuavad uuringuid ja sealt uuringutest tekivad mingid uued mõtted ja nii edasi. Et kõige sellega tegeleda, see võtab väga palju aega ja ma toon võib-olla ühe lihtsa näite, et kui me Saksamaal vaatame mõnda krunti, siis just pakuti meile krunti, kus on detailplaneering on pooleli ja öeldi, et saate tutvuda detailplaneeringuga, et sul me kokku leppida, et krunti hinnas, et detailplaneeringust kestib, siis maksame. Kui vaadata seda detailplaneeringut, siis see detailplaneering nägi täpselt samasugune välja nagu aastal 97 esimesed detailplaneeringud, mida tehti Tallinnas. See peaaegu ei olnud üldse erinevust, et oma sisult, oma infomahult ja nii edasi. Ja kui mõelda ajaloo peale, siis meie oma sellise õigusruumi hästi palju võtsime Saksast üle, kaasa arvatud ehitusseaduse ja planeerimisseaduse. Millegi pärast seda hakkasime meie seda seda nagu juurde keerama, mida kõike sellest planeeringust tuleb lahendada, kui täpselt tuleb näidata maja asukohta, kui täpselt tuleb ära otsustada mingisugused juurdepääsud ja nii edasi, et hakkas juurde tulema. Ja kokkuvõtteks see patakas pabereid, mis siis täna need ei ole paberite kujul, on digikujul, aga need dokumentide kogus on tohutult suur. Aga Saksamaal on ikka samm, mis ta oli 34 aastat tagasi. Ja väga lihtne ja mitte üle reguleeritud ja järgmise etapiga siis ehitusloaga täpsustatakse juba järgmisi asju.
nii et ma ei tea, miks see on nii juhtunud, et me nagu proovime sinna nagu iga kord, kui meil mingi probleem on tekkinud ilmselt, ma ei tea, mingi üksik probleem, siis üritatakse seda lahendada läbi selle, et kehtestatakse uusi nõudeid selle planeeringule ja lootes siis, et seda probleemi ei teki enam. Ilmselt sinna on ta läinud ja ilmselt puudub sellist poliitilist julgust, et kui nagu raputada samm tagasi astuda, et siin jällegi meenutades seda ja hiljuti kirjutasin ühe artikli sellest, et Saksa võttis vastu seaduse, mille rakendusakte küll tehakse, aga lubatakse siis kalduda kõrvale kõikidest mugavusstandarditest, mis ei ole ohutusega seotud. Kui kliente tuleb teavitada, et kui ehitad kortereid, et ma ei vasta selle tinnile, tolle tinnile ja nii edasi, aga see on võimalik ja nad loodavad selle, kes vähendab ehituskulusid 10% ja hoida päris mitmeid miljardeid kokku Saksamaale pakkudes siis sellele kättesaadavalt elamispindu. Et nemad ka reguleerivad kuskil üle, aga seal on mingit suuremat raputuste tagasi sammu vaja. Ei ole tegelikult. Ei avalik huvi ega tahtmist. Aga sellest teemast võiks lõputult rääkida, nii et ma ei tea, kas ma vastasin. Ja siis online on plaanid edaspidi kvartaalselt tulemusi tutvustada kõnesid hakata tegema. Need oleks väga teretulnud tänu ka meile tänase kõnest. Jah, me plaanime, proovime nagu oma osaga 20-25 minutiga hakkama saada lühidalt konkreetselt ja mis küsimuste pool. Ja need on ka üle leitavad meil kodulehel hiljem. Ja paar küsimust tuli meile ka enne. Jah, tegelikult tundub, et üks kokkuvõtted sisu poolest on nad üsna sarnased, et küsimused, kas plaanis on veel võlakirja emissioone ja millal toimub Liveni IPO? Võlakirja emissioone on plaanis. Me oleme, kui me oma võlakirja programmi tegime, siis see programmid on kogu maht on 30 miljonit. Esimene siis väljastasime 6,2 eest, nii et see selgelt annab signaali, et neid tuleb veel. Miljonid tulevad, sest me teavitame kõigepealt börsile, avalikult. Mis puudutab aktsiate esmapakkumist, siis jah, nii aktsionäride lepingus, mis meil on, kui ka sisemist sihtides on aktsiatega turule tulemine. Ja jällegi, mul ei ole selle kohta täpselt uudised. Ma ise tunnen, et kui vaadata sellist aktsiaturgule üldiselt, siis võib-olla ei ole täna parim aeg selleks. Selge. Nüüd oleme ammendanud küsimused, mis saadeti ette ja küsiti koha peal. Suured tänud kõigi küsimuste eest. Suured tänud kuulamast ja nagu Ander ütles, et laeme käesoleva webinari materjalid ka meie kodulehele investorite alamsektsiooni üles. Veel kord tänud kuulamast ja loodetavasti siis kohtumiseni 3 kuu pärast. Aitäh ja päeva.